Minä tean täpselt, kuna ma isa Eestis viimati nägin, kuna mina ja ema tulime varem Rootsi ja tulime ära Kaupmehe tänavalt ja ma arvan küll, et ma kunagi unustan, kui me sealt läksime ja isa siis akna peal ja vaatas järgi. Kas te võiksite meile rääkida, kuidas siin see korter praegu välja näeb, sest siin elas kunagi aastal 35-44 kirjanik Kailit. Ja siin on kõik ringi tehtud, siin elavad juba teised inimesed, siin on 2 korterit 2 perekonna peale tehtud ja köögid on eraldi esikus tehtud ja siin ei ole enam mitte midagi samamoodi nagu ennem olid. Kas te elate ammu juba siin? Jaa, mina elan juba siin 20 aastat. No siis, ja ega te muidugi tea, kes siin varem on elanud? Üks polkoonik elas, see läks Pärnusse. No ja siis muidugi. Ja see polkoonik tuli siis kohe pärast Kailiteid? Vaat seda mina ei tea. Aga seda, kui mina siia tulin, siis oli igatahes polkoonik siin. No, nii et teil on praegu siin siis 2... 2 perekonda, jah. 2 perekonda, jah. Ja tähendab, siin pool otsas on siis mitu tuba praegu? 2 tuba. 2 tuba. Ja seal pool on 2 tuba ja köök. Aga varem oli nagu siin 1, 2, 3 tuba. See 1 tuba siis läks nagu sinna... Võib-olla küll, jah. Seda ma ei tea seda. Ja köök on teil ka juba kakkas? No ei, köök on lihtsalt koridoris tehtud niisama omal pime köök. No siis meil seest ei ole tõepoolest mitte midagi teha. Siin ei ole mitte midagi vaadata. Aitäh Uksed on ringi tehtud ja kõik on ringi tehtud. No suur aitäh teile. Vabandust üritamist. 1944. aastal lahkus Kailit Eestist peaaegu viimasel hetkel. August Mälk kirjutab sellest oma mälestustes. Me otsisime neil päevil tihedamini ja pikemalt üksteise lähedust kui kunagi varem. Ei läinud päevagi, mil me ei olnud tundide kestel koos, kõnelemas ja muretsemas. Mida muud me saimegi teha. Ja me olime jäänud liiga kauaks kinni, kõnelema ja arutama. Kuni äkki saatuse käsi oli juba nii ligidal, et kohkusime sellest. Mäletan nii imeselgesti meie viimast õhtut linnas. Linna evakueeriti, põletati pabereid ja akte. Koos nõega langes pimendatud linna pimedast taevast musti paberihelbeid ja pimedus näis vabisevat kaitsetult mahajäetavale linnale lähenevast saatusest. Me lahkusime Kailitiga üksteisest Draamateatri juures. Ta kadus hämarusse, nagu kustudes tühjusse. Mina mingi äkkmõtte aetuna pöördusin Paldiski maantee algusest tagasi linna poole, et minna veel kord teatud korteri ukse taha. Ja siis see tuli. Täna öösi, Rootsi kiriku juurest. Ma ei tea, mis ma tundsin, ka mitte seda, mis ma ütlesin, ja ma olin ruttamas minema, kui pöördusin ja ütlesin. Kailit ka. Hea sõnumi andi kõhkles. Inimesi oli võt rohkem kui väike laev jaksab kanda, teatas ta. Aga kui ta kuulis, et Kailiti perekond on juba Rootsis ja et ta on üksi, lausus lubavalt, siis Kailit ka. Ruttasin jooksujalu Kailiti juurde. Tavas mulle ukse. Laskus samas väsinult ise toolile. Üks ainus lamp põles, teised toad olid hämaruses ning Kailit ise näis olevat imelikult väsinud ja vana. Ta ei pääsenud sellest veel välja, kui oli kuulnud, mis mul oli talle öelda. Siis ei kuulatama, tõusis üles, oli nagu juba minemas, kuid ei öelnud midagi. Sa pead nüüd pakkima, tuletasin talle meelde. Pakkima. Ta lõi käega. See oli nii ükskõik. Kesköösi saime kokku Rootsi kiriku juures. Mul paar kerget kohvrit käe otsas, Kailitil vana raske kohver ja portvel. Veoautod viisid kohvrid miinisadamusse laeva juurde ja siis kadus Kailit mul käest. Tekkis rüsin ja surve. Saksa sõdurite ahelik tulistas üle inimeste peade, et neid tagasi hoida. Laeva ruum oli juba täis ja Kailiti pea paistis kaugelt eemalt üle tihedalt läbi laskepaigale suruvate inimhulkade. Kailit siia, hüüdsin maa, astudes läbi laskepaiga juurde. August, Kailit siia, kordasin. Kuid Kailit nagu ei näinud märkavatki. Siis äkki pääses liikuma, tuli läbi tiheda inimhulga. Olime mõlemad laevas. Me jõudsime õnnelikult üle rahutu vee.